maailma ajaloo algusest on olnud inimestel 3 põhilist küsimust. Number 3. Miks unenäod tekivad ja mis need on? Number 2. Mis on elu mõte? Ja number 1. Kas see üks klassivend on päriselt gei või ta lihtsalt käitub, et on gei? Nimelt tänases videos me leiame vastuse sellest kõige lihtsamale küsimusele. Mis on elu mõte? Elu mõtet on üritanud inimesed leida sellest ajast peale, kui inimesed on saanud mõelda korralikult. Ilmselt mingi Kreeka filosoof kleimis, et ta leidis elu mõtte. Nagu kindlalt on. Ega need kreeklased on kõik juba välja mõelnud. Vähemalt need vana Kreeka filosoofid. Aga ma ei taha ajada midagi sellest, et ma tahan leida midagi huvitavamat kui mitte fucking välja surra, kuna ma usun, et see pole see mõte kõigel sellel asjal. Ja ma arvan, et ma leidsin, mis on elu mõte. Aga jällegi, see on lihtsalt teooria. Et ärge võtke tõsiselt, türa küll. Niimoodi, siis elu mõtte teooriaid on olnud juba aastaid, 100 aastaid, isegi 1000 aastaid tekkinud. Inimesed lihtsalt tahavad sellele vastus, nagu miks ma pean elus olema. Ja see minu teooria küll ei vasta nii täpselt see, miks sa elu peaks, aga miks sa elu peaks elama korralikult. Tundub väga sarnane, aga nagu spoiler alert, need pole fucking sarnased, türa. Mida ma tahan selle all öelda, on see, et mina usun, et tõeline elu mõte või elu ülesanne või elu elamisviis või mis vittu iganes sa tahad seda kutsuda, on vabadus. Ja vabaduse all ma mõtlen fucking vabadust. Inimesed on alati tahtnud vabad olla ja igas viisis on tahtnud vabad olla. Läbi ajaloo kõige õnnelikumad inimesed on kas need, kes juhivad teisi või on teistest inimestest vabad. Ja need, kes juhivad teisi inimesi, on vabad mingis mõttes. Vot, sellepärast on ka väga paljud filosoofid on sellised väga tähtsad, kuna nemad suudavad vabalt mõelda ja vabalt arvata oma arvamusi. Ja vot, see on küll väga taunilt, aga ma ei tea, kui te olete mu varem videoid näinud, siis mäletate seda videot, kus ma lihtsalt video lõpus ma olin jänku mütsiga türa. Ma lihtsalt läksin lumise batuudi ja hüppasin. Ma ei tea, mis see muutis, aga vaat see on just sellise vabaduse, nagu see on nii taun asi, mida teha, aga ma nagu nautisin seda, kuigi ma seda hiljem kahetsesin, see oli tiba väike hetk vabadust. See oli fucking imeline. Ja vot ma arvan, et tõeline vabadus on fucking elu mõte. Muidugi on ka mingi see, aga ma tean, et see pole otseselt elu mõte, kuna nagu see on ikkagi teine mõte elus, kui lihtsalt vabalt end tunda. Ja sellele ma väga vabalt ütlen, käi fucking putsine. Igatahes, meil on siis elus need 2 viisi, mida saab minna. Olla vaba või mitte olla vaba. Ja kui sa tahad tõeliselt õnnelik olla, siis ole vaba. See on, mis teeb inimesed inimlikuks
ja see on see, mis muudab inimesed heaks. Ja lihtsalt, nii et mind ei pea üldse kuulama. Ma olen 13. Ma pole mingi fucking filosoof või mis iganes see sõna on, honestly. Aga ma veel üritan põhiliselt nagu aru saada, nagu, mis võiks olla see tõeline elu mõte. Kuigi ma sain teada, et kuidas elu peaks elama. Ma ei tea, kas on see mõte. Ja vot, see mõte jääb inimeste sisse seni, kuni me suudame selle päriselt välja mõelda. Ja ma ei tea, et kui minul see polnud tõsi ja teistel inimestel pole ka tõsi, kas me üldse kunagi leiame elu mõtte? Ma usun, et jah. Paljud usuvad, et jah. Aga mõned usuvad, et ei. Ja ma ei saa neid süüdistada. Elu mõtte leidmine on nagu nii nagu incomprehensible mõte. Nagu see lihtsalt, see on liiga kaugel praegu. See oleks nagu välja arvutamine, kuidas see 4. dimensiooni jõuda. Ja vot see on juba masendab, et ilmselt meie eluaja jooksul me ei leia tõelist elu mõtet. Aga lihtsalt võib-olla leia midagi ajutist, mis töötab meie eluajal nii hästi kui saab. Ja pärast pikka aega mõtlemist ma vist ütlen siis, mis on see video final verdict. Mina pole leidnud elu mõtet. Aga see ei tähenda, et sina ei leia ka. Vabadus mõelda ja sina võid nüüd vabalt mõelda, mis sa arvad, et on inimeste elu mõte. Ja vaba mõtlemine võib välja tuua elu mõtte. Ma olen üsna kindel, et üks päev üks vaba mees või vaba naine leiab tõelise elu mõtte. Ja kui ta leiab selle mõtte, siis väga palju õnne talle ja loodame, et ta annab seda ka meile edasi, et inimtsivilisatsioon jõuaks punktini, kus me teame, miks me peame kõike tegema, mida me teeme. Kõige kuritegusi, kõiki halbu ja häid asju. Ühes punktis me leiame kõige vastuse ja see võib muuta kõik ja sõna otseses mõttes kõik. Me võime leida tulnukad ja me võime leiutada robotelu. Aga elu mõtte teadasaamine on tõeline võit. Noh, kõikidele teile seal. Pange YouTube kinni, minge puudutage muru ja mõelge välja siis elu mõte. Torsus,